kuulajad, käes on 7. aprill, kevad oleks nagu justkui käes ja meil on siin palju tehnoloogia uudiseid tänases Kindluse digisaates, kus on Meelis Väljamäe, Glen Pilvre ja Hans Lõugas. Ja räägime siis täna esiteks sellest, mida tähendavad tariifid ja kas me üldse millestki praegu veel aru saame, mida nad meie elusse toovad tehnoloogia valdkonnas. Räägime kõrvaklappidest ja seekord, kes teab, mis tähendab õige HiFi kõrvaklapp. Selle jaoks on täna huvitavat kuulamist ja kes ei tea, siis selle jaoks on palju õppimist. Räägime sellest, kuidas me üritasime autot rihmast tõmmata ja mis siis juhtus väga veidra autoga. Ja lõpuks, miks üks uus tehisintellekti võimalus toob 1 miljon uut inimest seda vallutama 1 tunniga. Selline saade tuleb. No nii, hakkame siis peale ja me oleme siin veel enne, kui Maki lindid hakkasid ringi käima ja meie saadet salvestama, puhkes meie stuudiost tuline vaidlus selle üle, et mida pagan nüüd hakkab juhtuma tehnoloogiakaupade valdkonnas pärast seda, kui eelmisel nädalal Donald Trump kuulutas välja tariifid kõikidele maailma riikidele peaaegu, välja arvatud mõnele üksikule nagu Venemaa. Tariifid, mis paneb suure impordimaksu kaupadele, mis lähevad nendest riikidest Ameerikasse. Aga maailma majandus on nii seotud, et muidugi meie huvi ja küsimus siin on ju ka meie saate kontekstis, et kas kogu see tehnika, mida me kasutame ja ostame ja mis see aasta välja tuleb, kas sellega juhtub ka meie jaoks midagi? Mis läheb kallimaks, mis jääb samaks, milleks peaks valmistuma, milleks mitte? Ja me siin tõdesime, et kindlasti on liiga vara öelda, aga väga oluline võib-olla siis hoida nendel uudistel ikkagi silma peal, isegi kui ta maailma kaubandusega väga sina peal muidu ei ole. No jah, ega see silma peal hoidmine muidugi väga palju hetkel meid edasi ega tagasi tõesti ei vii, sest et praegune möll hakkas ikkagi sellest pihta, et tariifid ju esmajärjekorras siis kehtestatakse, on läbirääkimisel kõik need sõnad kaldkriipsuga just nimelt nende toodete osas, mis liiguvad siis mujalt maailmast Ameerikasse. Aga ilmselt muidugi võib-olla siis vastavad mõned riigid, Euroopa Liit või kes iganes ka siis mingisuguste tariifidega või hoopis räägitakse läbi või pehmendatakse neid Ameerika tariife ja vaat sealt siis võib-olla hakkab midagi juba juhtuma, mis siis meid võiks mõjutada, aga samal ajal oli huvitav punkt ka see, mille üle me siin arutasime, aga kusagile jõudnud on see, et enamik meie asju, olgugi et seal peal on võib-olla, et RD või siis nii-öelda see arendus on toimunud Ameerikas, aga füüsiliselt need asjad on ju kokku pandud ikkagi Hiinas ja kui me ostame uue asja omale, mis isegi on arendatud Ameerikas, kas siis tegelikult me ostame selle Ameerikast või ostame selle hoopis tükis Hiinast ja võib-olla üks selline kaudne aspekt on tõesti ka see, et kui nüüd tõesti on need tollid ameeriklastel ja kui nad ei saa siis neid kaupu, mida nad nüüd tahaksid enam nii suures koguses või need muutuvad kallimaks, siis võib-olla need samad kaubamüüjad siis hoopis Ameerika asemel tahavad oma kaupu müüa mujale ja üks koht, kuhu nad võiks müüa, on siis kaudselt ka meile, mis tõttu võib-olla hoopis mingid hinnad langevad. Nii et põhimõtteliselt praegu võib öelda, et kõik on võimalik. No, väga õige, minu arust me ei tea vastuseid, aga ma tahan öelda need küsimused, mis on väga tähtsad, on näiteks see, Vietnamis toodetakse või Hiinas toodetakse väga palju Apple'i telefone. Nüüd ameeriklased neid ostavaid, tariif on seal 40-50%. Küsimus on, kas ameeriklastel läheb see hind kõrgemaks selle võrra täpselt või see alltöövõtja seal Hiinas ja Vietnamis müüb ikka sama hinnaga, aga võtab mujalt selle nagu kahjumi sisse ja Euroopasse müüdavad seadmed lähevad selle võrra kallimaks. See on üks küsimus. Me ei tea vastust, aga see on küsimus. Teine küsimus, kui see on Ameerika firma, kes on allhankanud toonud selle kuskil Aasiast ja müüb seda nüüd meile eurooplastele, kas see läheb võib-olla Euroopa Liidu mingi vastutariifide alla või mitte, või juba kui ta vahepeal maandub Ameerikas, kas ta selle võrra, tariifide võrra läheb see hind kallimaks ja meie jaoks hind kallim? Need on need küsimused. Ühegi mõistliku firma logistika ei ole niimoodi, et ükskõik kus see firma ise asub, et ta Hiinast toodetud kaupa Euroopasse müüb läbi Ameerika lao. See ei tundu nagu mingit pidi loogiline. See, mis see korraks vahele, see, mis Ants siin ütles, praegu tundub ikka täiesti koomiline iseenesest, kui nüüd tõesti siis Ameerikas olev Ameerika patrioot hakkab edaspidi ostma omale Ameerika telefoni nimega iPhone 50% kallimalt, siis võiks küll öelda, et Trumpi kohta nagu great success. Midagi tuleb Ameerika jälle suureks teha. No paratamatult vahet ju ei ole, kas see on iPhone või see on mingi muu telefon, kui tariifid on peal kõigil Hiinas või Vietnamis toodetud asjadele, siis lähevad kallimaks niikuinii. Ei no vahe on lihtsalt selles, et iPhone on ikkagi Ameerika telefon justkui, et et ameeriklane ostab Ameerika telefon. Toodetakse Hiinas ja juba on ju Apple'i aktsia on juba korralikult kukkunud, sest et on juba arvutud välja, kui palju kallimaks see asjast teeb, eks ole.
no kas see ikkagi näitabki, kui jabur see tegelikult on ausalt. Jah, Trump ütles ju alguses, et esimesest päevast läheb kõik väga heaks, nüüd ta räägib, et 2 aastat läheb aega, enne kui kõik väga heaks läheb. No võib-olla ta võiks öelda ka, et 4 aastat läheb aega, sest siis ta saab ära minna. No see on omaette absurd teema. No ei usu mina, et ära läheb. Aga mina nagu see on hoopis teine teema. Meelis, sa ütlesid seda, et aktsias hindadesse näiteks Apple'i puhul on juba sisse arvestatud see, kui palju lähevad tooted kallimis ameeriklaste jaoks. Mitte veel, aga aktsia hinnad juba kõiguvad tänu seda. No eelnevad seda on ju. Ma arvan, et on väga naiivne oodata, et need ettevõtted, kes toodavad ameeriklaste jaoks kallimat kaupa, nüüd müüks seda odavamalt meile, eurooplastele. Lihtsalt sellepärast, et meil ei ole tariife meie ja Aasia vahel. Me võiks arvata, et see on hea ärivõimalus. Ma arvan, et see võib jääda kuskil 2 vahele, sest et tegelikult on ikkagi see, et kui tootja tahab müüa kaupa ja tootja näeb, et kui ta tõstab hinda, siis tema kaupa lihtsalt vaadatakse selle võrra vähem või kõvasti vähem, siis ta ei tõsta hinda. Kui ta tõstab hinda siis, kui ta peab maksma tariifi, eks või seda maksu, mida ta peab maksma ja siis selle võrra ta peab ka hinda tõstma paratamatult. Aga teistele riikidele hinda tõsta selle pärast ja selle võrra vähem müüa ei ole nagu see tootjal mitte mingisugust majanduslikku mõtet. See ei ole nagu loogiline. Võib-olla mingi minimaalselt küll midagi ühtlustada, aga mitte nagu tõsta kõigile 25%, eks ole, kui tariif USA on 50, et see ei ole loogiline. Teine asi muidugi on see, et USA saab juhtuda ka see asi, mis siin ka Eestis näha on, et kui käibemaks tõuseb 2%, siis kaup tõuseb 5%, eks ole, nii et kui tariif on 50, siis toode võib tõusta 70, eks ole, nii et selles mõttes, et see ei pruugi olla, et see võib olla vastupidi ka, et nagu sa ütlesid, et tootjad võivad ka osa sellest hinnatõusus ka alla neelata nii palju, kui neil see kasumit on ja nad seda teha saavad, aga võib ka juhtuda, et mõned tõstavad hinda rohkem, kui see tegelik tariifi efekt oleks. Me ei tea siis tegelikult mitte midagi, see on puhas spekulatsioon kõik. See on spekulatsioon ja selle mõttes oleme väga nagu volatiilses ja keerulises ajas, et ma arvan, et tark oleks prognoosida, et inflatsioon tuleb, hinnad tõusevad, et langevad kuskil, seda ei ole nagu mingit põhjust arvata. Arvestame seda ka, et suvel tõuseb käibemaks, nii et. No jah, see on paar protsenti, aga ütleme nii, et ega siis kogu maailma raha on ju ikkagi sellised suurused, mis, kuidas ma ütlen, see ühendatud anumate süsteem see on, et raha muidugi võib-olla vaikselt tuleb juurde tänu igasugustele trükkimistele, millegile iganes, aga mida ma tahan öelda selle segase jutuga on see, et ega siis see maks kui selline kohe seda ta ei too nagu raha juurde või ei vii raha ära, ta lihtsalt jaotab seda teistmoodi. Ehk et küsimus ongi see, et kas Ameerika siis tõesti teenib sellest lükkest, nimetame nii, kokkuvõttes rohkem või hoopis vastupidi. Sest et kui juhtubki see, et mingisugused müügimahud langevad, mis iganes kanalid kanaldatakse ringi, siis võib hoopis juhtuda, et selle loodetud nii-öelda Make America Great Again asemel läheb hoopis teistpidi. No sa ütled asja, mis on praegu väga ilmselge. See on ainult üks mees tundub, et see on, aga võib-olla tuleks meie saate kontekstile tagasi, et kas teist keegi julgeks midagi vastata? Kui tuleks meile praegu küsimus, meile pole veel tulnud sellest küsimust, minule vähemalt ei ole, et kui ma olen mõelnud uue telefoni ja arvuti ostmise peale, kas ma peaks seda pigem kohe tegema või ootama sügiseni, kui tuleb uus mudel? Sügiseni ei tasu oodata kas või sellepärast, et käibemaks läheb just isegi muudasid hinda ei tõsta, siis see tõstab igal juhul, eks ole. Et Eesti siseseltki tõusevad hinnad. No jah, samas see on ikkagi marginaalsus otsa, selles mõttes meil on mitu korda seda tõstetud ja alati iga kord hinnad tõusnud ja nagu ma enne ütlesin, et kui maks tõuseb 2%, siis hinnad tõusevad tavaliselt 5%, eks ole, mitte 2%, nii et see ei ole niisama otseselt seotud. Põhimõtteliselt see, et osta asja, mida sul vaja on, niisama pole mõtet kulutada, edasi lükata. Sellega ma olen ka nõus, jah. Et niisama võtta nüüd tarbimislaen, et ruttu ära midagi osta, see on väga rumal mõte. Ja kui ta tõesti tahad midagi võib-olla osta, siis mis on made in America, siis võib-olla võiks selle tõesti osta ära ennem, kui siis on ka Euroopa Liidu poolt juba tõesti mingi konkreetne tariif rakendanud, mine sa tea, äkki see nii läheb, eks ole. No tõenäoliselt. Lihtsalt huvipärast küsimus, kas teil on isiklikult kasutuses või kodus või mõnigi toode, tehnikatoode, mis oleks produced and made või ehitatud, toodetud Ameerikas? Ei tea küll. Minul tegelikult on, jah. Mul vist ei ole, sul on, jah? Mul on 2 asja. Mingi muusikainstrumendid on pakkunud? Üks on muusikainstrument, jah, aga teine on võti ära arvata, mis asi on teine asi Habemaja ja teine asi on juuksesirgendaja. Liikur nimega One Wheel. One Wheel on tehtud Ameerikas. No näed. Huvitav, mina arvasin, see ka tehtud Hiinas, aga. Ei, nad on väga uhked selle üle. Vähemalt see oli kogu aeg, siis viimase ajani, kui mina selle ostsin, olid neil tehased Ameerikas. Nad olid küll importinud hiinlasi sinna sisse Ameerikasse neid tegema. Ehk seal tehases töötasid ikkagi suhteliselt asiaatse olekuga inimesed osaliselt, aga nad olid kahtlemata väga toredad inimesed ja said võib-olla ka rohkem palka. Nii et ja, One Wheel on tehtud Ameerikas ja on ka mõned muusikainstrumendid ja
ikkagi on mõned asjad, aga tõepoolest laiatarbetehnikast ilmselt see nimekiri on väga lühike pehmelt öeldes, mis võiks olla tehtud Ameerikas. Kahtlemata neid firmasid ongi rohkem, kelle arendus on Ameerikas. No täpselt nagu iPhone, eks. Ja, see on enamus jah. Ma arvan, et meil on kiibid, kõik on meil väga paljud on Ameerikas arendatud, aga kuskil Taiwanis toodetud. Kuulge, aga lähme siis edasi. Muidu me jäämegi siia selle teema juurde, mida me ei valda. Sellest oleks kahju. Räägime nüüd siis hoopis HiFi'st. Glenn, sul oli peas, mitu paari kõrvaklappi sul peas oli siis järjest tohutu hulk, mida sa proovisid? Korraga oli tohutu. Korraga, jah. Kogus oli, 1, 2, 3, 12, 13, 12. Tosin peaaegu siis. 11 vist. Ligi tosin kõrvaklapipaari ja need olid siis, läheksid sellesse kategooriasse nagu HiFi. Jaa, kõrvaklappidest mulle tundub, et me räägimegi oma saadetes põhimõtteliselt mopeedidest, autodest ja kõrvaklappidest. Täna on siis kõrvaklappide kord, võib-olla ka isegi mõnede muude asjade kord hiljem. Aga need on sedapuhku need on klapid, mis on juhtmega, see tähendab seda, et neid ei saa siis kuulata mobiiltelefoniga, kui te juhuslikult ei ole selline mobiiltelefon olemas, kus on auk ja kuhu te saate pista juhtme. Ehk siis sellised vanad, head HiFi klapid ja neid on märkimisväärselt palju. Ehk et tegelikult see, kui palju on neid kõrvaklapi mudeleid. Tegelikult muidugi ükskõik, mis asju vist võrrelda. Kõiki asju on maailmas selgelt liiga palju, aga kõrvaklapid rõhutab seda veelgi, sest et need mudelid on tõesti nagu lõputult. Ja võtsime siis ette jällegi sellise Eesti valiku, palju neid siin on, müüjaid on meil suuremaid, selliseid HiFi müüjaid ei ole ka väga palju, et seda puhku olid Valiheli, kellel on kõige suurem valik, siis mitte Rassa, kes ka on päris hea klapivalikuga, aga neil olid võib-olla natuke sellised, kas odavamapoolsed asjad, et pole siis nii high-end võib-olla ja siis ka Audio City, kellel on klapivalikut, et sealt võtsime siis kokku kõik need 11 mudelit ja hinnaklassiga oli selline lugu, et ega väga raske on mingit piire nagu tõmmata, sest et ülemine ots kipub minema väga käest ära, aga kujunes ikkagi kuidagi niimoodi, et see kõige kallim klapipaar, öeldakse kõrvaklapipaar vist ikka jah. Et kõrvaklapipaar maksis 1400, need olid siis Focal Clear MG ja kõige odavam maksis 250, kui ma vist ei eksi ja ma jään isegi vastuse võlgu, mis kõrvaklapipaar see oli, seda võib sealt võrdlusest lugeda. See võrdlus muide on siis loetaval kujul ka jälle selle kuu digis ja kus on siis seal igasuguseid graafikuid ja muid asju ka, nii et kui praegune jutt jääb segaseks ja üldsõnaliseks, siis võib kindlasti seda võrdlust vaadates saab sealt neid täpseid numbreid. Et ühesõnaga hinnaklasside vahemik siis jäi sinna 250 ja 1400 vahele ja kas sa mainisid ka, mis oli 250 eurot? Ei, ma ei maininud. Mis on esimene minu esimene trepisamm HiFi maailma siis mu rahakotile, mille ma saan 250 euro eest? No ma võin kohe siis ühesõnaga vaadata, mille sa saad 250 euro eest. Ma arvan, et sa saad Beyerdynamicu DT700 Pro X-id omale. Ehk et DT700 Pro X, miks need Beyerdynamicud nii keeruliste nimedega on, sellest saab seal võrdlusest lugeda, sest mul läksid kausutades need mudeli nimed täitsa kohati segamini, et mis on Pro ja siis mis on Pro X ja siis on need numbrid ja kõik, sest Beyerdynamicu seerias on just olemas ka DT, kas oli 770 ja kõik on natuke nagu erinevad, nii et jah, selline oli see vastus sinu küsimusele, aga lihtsalt ma ütlen etteruttavalt juba ära, et tegelikult selles sama võrdluse kontekstis võtsime ka Valihelist ühed Audese kõrvaklapid, mis maksid 5500 eurot, aga need lõpus osutus, et nad väärisid eraldi käsitlust. Ja sestap täna me neid klappe ei käsitle ja samamoodi selles võrdluses ma neid ei käsitlenud, olgu et ma alguses käsitlesin ja kuulasin. Aga kuna tundus, et nendest ei saa sugugi nii ruttu üle, siis tuleb nendega pikemalt olla vahekorras ja samamoodi läksid tol hetkel või siis ka veel praegusel hetkel radari alt läbi Sony uuendused, sest teadupärast Sonyl on selline legendaarne kõrvaklapp olemas nagu MDR7506. Et need on need klapid, mis on kõigil alati peas, kes tegelevad professionaalselt muusikaga, ütleme siis nii. Et need on kõrvaklapid, mida on toodetud 30, vist isegi rohkem aastat juba tänaseks. Ja mis on saanud selliseks legendaarseks monitooringu ja ka paljude jaoks töö miksimise ega isegi masteringi klappideks. Ja palju on ka neil võib-olla vihkajaid, aga väga palju on armastajaid. Ja Sony nüüd eelmise aasta lõpul tõi välja
sellele klapile nagu sellise mõttelise järglase MDR M1 ja see jõudis alles minu huviorbiiti kuidagi hiljem. Ma üldse selle võrdluse oli näinud, et see on olemas, selle hind on ka seal 250 ringis. Ja paar aastat tagasi Sony tõi välja MDR MV1, mis samamoodi professionaalsete segmenti klappide hulka justkui positsioneerub. Ehk need 3 Sony klappi ma täitsa ka võtaksin korraks mingil hetkel nagu eraldi korra luubi alla, aga need ei ole ka selles võrdluses, millest mul on nagu natuke isegi kahju, sest et need Sony MDR MV1 oleks iseenesest sinna võrdlusesse ka väga hästi sobinud, sest nende hind jäi seal kusagil 400 ringi. Ja oleks väga hästi oma olemuselt ja kõigelt sinna ka sobinud, aga paraku neid seal võrdluses ei ole. Ühesõnaga kogu see... Aga ma loen võib-olla ette, mis sul olid, võib-olla mitte tõesti mudelinimede rägastikku minna, aga sul olid siis seal, olid Sennheiserid, Focal, Bayer Dynamic, Denon, AUDC ja Hifiman. Jah, Hifiman, jah. See kõik kaetud praegu. Ka. Kui nüüd ma ei hakka nüüd igast sellest klapipaarist ju rääkima, siis tõepoolest saaks internet täis, et võib-olla kui üldse... Too siis nagu esile tõsta, et jah, et mis siis oli nagu, mis oli see, mida sa üllatas siin? Võib-olla üldse, kui inimene praegu tõesti mõtleb, et tal on kodus nüüd selline kapp, kus peal on mingi asi, näiteks vinüülplaadi mängija ja mingi võimendi ja tal on seal see koht, kuhu see juhe pista. Ma ei tea, palju tänapäeval neid inimesi üldse on, sest et enamik inimesed ilmselt pistavad kõrva need pisikesed nupud, mille kriteeriumiks meil on see, kas nad mängivad passe. Segan korra vahele, mul tekkiski kohe küsimus, et kui palju siis on nüüd seda, et kui palju neist klappidest või kas üldse on mõistlik nagu ühendada näiteks oma sülearvuti kõrvaklapi pesasse või peaks kõigil olema ikkagi normaalne võimendi ka selle vahel, et saad mingit häält välja tuleks? Jaa, ei tegelikult võid ühendada sinna arvuti pessa neid küll peaaegu kõiki. Ehk et võib-olla jah, siis ma tahtsingi võib-olla sinna tegelikult isegi natukene jõuda, et just, et kui sa hakkad selliseid klappe üldse vaatama, et sul on koht, kuhu neid pista, siis peaks vaatama nende andmeid ja andmetes on 2 sellist rida. Üks on nende takistus oomides, teine on nende tundlikkus, mis on siis millivattides ja mis on siis detsibellides, kas siis millivatti või voldi kohta. Ja need 2 numbrit on mõnes mõttes siuksed reetlikud numbrid, et nende järgi saad sa otsustada, kas siis pead sa võtma meid juurde mingi eraldi DAC-i konverteri koos võimendiga või lihtsalt võimendi. Või siis tõesti jätkub sul sellest vana mobiiltelefoni väljundist või ka laptopi sülearvuti kõrvaklapi võimendist. Ehk et takistus, kui takistus on suur, suur tähendab selline, ütleme siis üle, üldistada on raske, aga kui ta on seal 3-kohaline number, et seal võib-olla isegi suuremad takistused võivad olla 200-300 oomi ringis lausa. Väiksemad on seal 4, 15, 16, 30. Et kui takistus on suur, see tähendab, et võimendil peab olema piisavalt pinget, ehk et pinge ei tohiks langeda, et see kostaks see heli piisavalt tugevalt. See on esimene indikaator, et kui on suure takistusega klapid, siis võib juhtuda, et kehvem väljund sellist pinget ei paku ja kui sellist pinget ei pakuta, siis langeb helinivoo ja võib ka spektris olla selliseid muudatusi. Ja teine näitaja ongi seesama tundlikkus. Ehk et tundlikkus tähendab siis seda, et millise nivooga, kas siis pinge või voolu puhul, testsignaali puhul kõlavad need klapid teatava tugevusega. Ja kui tundlikkus on väike, väikseks peetakse seal alla 100, reeglina see number on detsibelli millivati kohta. Ja kui see on alla selle, siis vajavad klapid rohkem voolu. Ja kui nad vajavad rohkem voolu, see tähendab jällegi, et on vaja võimsamat võimendit. Eks see on selline mõnes mõttes nagu segane jutt, aga igal juhul, kui need tundlikkus on suur ja takistus on väike, siis võib juhtuda, et pole üldse hullu ja klapid kõlavad täitsa okeilt ka selle arvuti taga. Aga kui vastupidi on, et takistus on suur või tundlikkus on väike või lausa kombinatsioon nendest, siis üldiselt on asi halb. Ja see tundlikkus on ka väga oluline number, et näiteks seal osad klapid, mis on siis niinimetatud selle planaardriveriga, ehk et neil ei ole selline tavaline mähisega nagu siis element, valjuhääldi element, vaid on selline tasapinnaline element, mille küljes on need ribad ja siis magnetid on seal servades. Et need planaarklapid vajavad reeglina just nimelt rohkem voolu. Et neil võib olla küll väga väike takistus,
aga nad on ka suht väikse tundlikkusega. Ja siis ongi selline lugu, et sa vaatad, takistus on väike, et pistad nad omale arvuti järgi, aga tegelikult ei kosta sealt suurt midagi, nad on vaiksed, passe on vähem ja tegelikult vajavad nad siis korralikku võimendit, olgugi et see takistus on hästi väike. Nii et see on jah selline üldistus, et tasub siis tüübilt vaadata peale, et kui nad juba on nende planaardriveritega, ehk et paljuhääldid on siis seda liiki tüüpi, siis ilmselt võimendi on mõistlik. Aga mingisugust kolossaalset vahet nüüd nende dünaamiliste driveritega klappide vahel mina ausalt öeldes ütleks, et ma ei täheldanud, et keegi võib kindlasti vaielda mingi hiifi gurmaan ja öelda nüüd, et et vahe on mingi öö ja päev. Ja võib-olla inimeste jaoks ongi mõne jaoks vahe, et kes maitseb veine ja ütleb, et kõik 100 tükki on erineva maitsega ja kes ütleb, et kõik veinid on ühe maitsega, nii et siin võibki jääda nagu vaidlema, aga need vahed on pigem marginaalsed jah. Aga kui on ikkagi planaarklapp, millel need numbrid on sellised, et võimendid on vaja, võt siis oleks võimendit ikkagi vaja. Aga ma küsiks siis võib-olla niimoodi, et kui ka sinul selles valikus olid ikkagi 10-kordse hinnavahega klapid, siis kas sinu kõrv, ma ei tea, kuidas sinu see veinitundlikkus ja kõrva heli kuulmine on eeldatavasti väga kõrge, et kas sa saad siis sellest 10-kordsest vahest ka aru? Ei, ja samas ka võib-olla jaa, et tegelikult see hind nagu ei ole. Ütleme, miks? Või ütleme, siis küsis ka niimoodi, et mida siis selline test annab, et kas sa said teada, millised klapid on parimad ja mida tähendab parim selliste klappide juhu? No väga esoteriliseks läheb see maailm, et kui ikkagi klapid maksavad rohkem kui, ma ei tea, 100 eurot, see on need samad kuulsad ja head MTR 7506, mis on ka mul juhtumisi praegu peas, nende hind algab täna 100 eurost, nii et võib ka öelda, et 99, nii et tegelikult sellega seoses võiks siis nagu öelda, et kui ikkagi klapid juba maksavad 100 eurot või rohkem, siis see, mis sealt kostab, ei ole võib-olla enam otseses korrelatsioonis hinnaga. Aga see ikkagi üldistusena nüüd ei tähenda, et siis näiteks 1000-eurone või 800-eurone kõrvaklapp oleks kuidagi talumatult halb, et tegelikult selle hinnaga tuleb juurde ka kvaliteeti kõiges, ehituses, juhtmetes, ühendustes, materjalides, nii et kui sa ostad ikkagi kalli kõrvaklappi, siis ta reeglina on, ta on nagu peas ikkagi selline mõnus tükk, koosneb seal võib-olla metallist, mingitest pehmendustest ja nii edasi. Reeglina, kui sa võtad sellise odava kõrvaklapi ja odava alla tõesti võib ka liigituda siis mõnikord selline võib-olla 100, 200 ja alla selle, natuke üle selle kõrvaklapp ja ta võib olla natuke siuke kuidagi plastmassist, paned pähe, saad aru, et ei ole sul vastu kõrva normaalselt. See on selline proovimise küsimus, aga muidugi kallis hind tähendab reeglina ikkagi kalleid materjale ja korralikku ehituskvaliteeti. Aga mis nüüd heli puudutab, see on tegelikult see koht, mida on väga-väga keeruline võrrelda, et neid kõrvaklappi ilmselt sellepärast ongi nii kuradi palju, et kogu aeg siis mingid insenerid ja muud inimesed mõtlevad, et nüüd me teeme siis selle kõigema klapi, aga tegelikult me lihtsalt teeme erineva maitsega kõrvaklappe, täpselt nagu me teeme sööke. Et seda võibki sellega võrrelda, et keeruline on ju vaielda, et kas parem on sul mingisugune porgandiga supp või kõrvitsaga supp ja siis on olemas veel mustmiljon muud suppi ja kogu aeg me teeme tegelikult ka neid uusi asju, aga need uued asjad on lihtsalt erinevad, et kõrvaklappid on natukene samamoodi. Aga kui niimoodi, ütleme mina selles nagu oma mingisuguses skaalas või võrdluses pigem üritasin nagu lähtuda sellest, et kas kõrvaklapid mängivad, kuidas ma siis sõnastan, sõbralikult või et kas et helispekter on teadupärast selline asi, et inimese kõrv on kohati või üldistatud on inimese kõrv on korraga väga tuim ja väga täpne. Et inimese kõrv tegelikult kuuleb väga hästi erinevatest miksitud või sellistest segatud helidest välja neid detaile, piltlikult kõrv saab nagu supist kätte soola kogu aeg. Aga teistpidi kõrv on nagu suhteliselt tuim selle koha pealt, ega kõrv ei suuda väga täpselt helistada nagu selliseid sageduste muutuseid tugevuses väga täpselt, ehk et stiilis, kui on sul sagedus 1000 hertsi ja siis seal kõrval on 1001 hertsi, ega kõrva jaoks ei ole suurt vahet. Et sa ei suuda öelda, et ahaa, et vaat see 1000 oli äge sagedus, aga 1001 on küll väga kole. Et aga kui seal sageduses toimuvad mingisugused suured muutused, stiilis näiteks, et 1000 hertsi juures olev sagedus on hästi tugev ja 1000, ma ei tea, 20 juures on
hästi vaikne korraks selline nii-öelda auk ja siis jälle 1040 on hästi tugev, siis tegelikult inimene ei suuda öelda, et 1040 või seal 1010 oli hästi vaikne. Küll aga tekib sul kõrvas selline tunne, et midagi on nagu valesti. Eks see on nagu ebamugav, et tegelikult inimese kõrvale hästi sõbralik heli on igasugune valge müra või roosa müra, ehk see on siis selline sageduste kogum, kus on kõik olemas, ehk et kõik sagedused on olemas, see on nagu ookeanimühin, et kui te kuulate ookeanimühinet, siis see on niisugune zen meeleolu tekib ja see meeldib väga meile, meie peale, ajule, kõrvale, inimesele. Ja samamoodi on ka nende sagedustega, et kui kõrvaklapp suudab siis edastada sellist nagu ühtlast spektrit, just võtmesõna nagu ühtlane, et ei ole väga suuri selliseid lõikeid, ei ole selliseid kohti, et mõni sagedus on hästi tugev ja siis sealt korraks on vaikne, siis on jälle tugev. Et siis vaat see kõlab nagu meeldivalt ja vaat see oli nagu kriteerium, mida nii palju, kui ma siis oma tuimade kõrvadega suutsin aru saada. Et seda ma üritasin just nagu kuulata, et kas klapid kõlavad nagu niimoodi, nagu loomulikult, naturaalselt, nad nagu ei väsita. Et olid klappe, mille puhul tõesti sa nagu kuuled, et ma ei tea, basse on, siis võiks just kui hea olla. Aga samal ajal tunned, et vaat seal kuskil mingid 1000, 2000, 3000 või mis iganes 10 000 hertsi. Et midagi on nagu imelikku, et kas väsitab või on nagu terav või ei ole nagu päris see. Et vaat see on just nagu see koht siis, mis võib-olla teeb siis mõne kõrvaklapi paremaks kui teise, et kas ta on selline loomulik, sest et kui sul on üldine kõlapilt selline loomulik, spekter on ühtlane, siis sa saad tegelikult ka ju reguleerida igasuguste equalizeritega, et ma ei tea, tõstame seal mingeid sagedusi niisuguse labakindaga natukene ja ongi kohe mõnusam, eks ole, et kui basse on vähe, paneme ka basse juurde, kui kõrgeid sagedusi on vähe, paneme neid juurde, aga me ei saa kuidagi sellise labakinda equalizeriga panna siis juurde, nagu ma eelpool näites rääkisin, et ma ei tea, stiilis 1000 on vaikne 1050 on kõva või vastupidi, et me ei saa niisuguseid täpseid muudatusi teha, sest need täpsed muudatused on just seotud selle kõrvaklapi membraaniga, ehitusega, akustilise disainiga ja see on nagu asi, mida tegelikult ei saa muuta, et me võime igasuguste equalizeritega möllata palju tahame, aga me ei saa sellist, ma kasutan tihti oma juttudes võrdlustes ka sõna keemiline, et me ei saa sellist keemilist heli nagu puhtaks, kui see juba algselt on selline. Tundub, et see HiFi klappide valik on, kui mitte kasutada sõna esoteeriline, siis nagu hästi subjektiivne. Ehk kui sa tahad olema häid klappe, siis sa peaks kuulama läbi 10 paari ja aru saama, milline neist sinu jaoks on nagu kõige... Jah, ütleme, et selles võrdluses, kui nüüd tõesti praegu kuidagi väga üldsõnaliseks läks kogu see jutt ja teoreetiliseks, mis iseenesest on võib-olla ka õige, et kui sellesse maailma sukelduda, siis tasub ennast nagu natukene nende mõistetega kurssi viia, et teada seal, mis on takistused ja tundlikkused ja mida head ja ilusat annab teile kõrvaklapi võimendi. Aga kui mudelitest tõesti rääkida, siis ütleme, et selline 4-5, või isegi 3-4-5 mudelit olid tegelikult kõik üllatavalt head. Et ma esimeseks tõstsin Sennheiser HD490 Pro, mis on Sennheiseri suhteliselt uuem selline professionaalse suunitlusega mudel. Muidu üks asi jäi meil ka mainimata, et klappide tüübis ka, kui ma rääkisin nendest planarvaljuhäälditest ja siis nagu tavalisematest nendest mähisega tavalistest nii-öelda minikõlaritest, siis on olemas ka klapi tüübi järgi saab neid lahterdada lahtisteks ja kinnisteks, et igast HiFi entusiastid seda loomulikult teavad. Aga kinnised tähendab seda, et see kopsik on suletud, et väljapoole heli ei kosta ja lahtine tüüp on siis selline, kus see tagumine külg on avatud, nii et see heli kostab ka väljapoole ja see tähendab seda, et sina siis ka kuuled ümbritsevaid helisid ja seda lahtist tüüpi kõrvaklapid on üldiselt natukene sellise avarama, võib-olla kirkama soundiga. Ehk et need siis, mis siin esimeseks platseerusid, olid lahtist tüüpi ja Sennheiser 490 Pro. Väga hea hinnaga selles mõttes, 380 € oli see nende hinnaklass. Aga väga hea balanss just nagu sellise loomulikkuse, aga samal ajal mitte ka päris siuksest steriilse ja võib-olla liiga sellise kirurgilise heli vahel, et olid ka HiFi maik oli juures ja nendega kaasa tulid 2 kõrvapadjad. Muide, kõrvapadjad on ka asjad, mis mõjutavad kõrvaklappide heli. Nii et seda on ka tootjad ära tabanud, et ongi pannud siis komplekti 2 padjad, 1 padjad natuke ühe soundiga, niinimetatud siis ühed olid seal producer või produtseerimispadjad, teised olid miksimispadjad. Et kui sa siis kokku miksid ja nad kõlasid erinevalt, et
siis võid kuulata, et kumbad sulle rohkem sobivad ja vahetada padjad ära. Ja patjadega on ka selline lugu, et nad muidu ajas kuluvad, et needsamad Sony MDR 7506 näitel, mina olen igast patjasid ostnud korduvalt sinna uusi ja iga kord ka üllatan, et uued padjad ei pruugi ka üldse kõlada jälle samamoodi nagu vanad uued padjad, nii et ajas need padjad lähevad, materjal lihtsalt väsib ja kui materjal väsib, siis kohe kõla muutub ja see kõla siis ajas muutub muidugi aeglaselt, nii et see on nagu paha lugu natuke, et kui sa oled tõesti selline sarikuulaja ja kogu aeg oma kõrvaklappidega kuulad, siis võib juhtuda, et 4 aasta pärast need klapid kõlavad nagu hoopis teistmoodi kui siis, kui sa nad ostsid, aga sa ei saagi võib-olla nagu aru, et sest, et sa oled. Eks siis peaks käima nagu regulaarses hoolduses ikkagi oma klappidega või siis. Just, et nendel paljudel mudelitele ka patti on suhteliselt lihtne vahetada, et käisid kas seal võib-olla magnetiga mingisuguste krõpsudega, et sa ei pea üldse eriti vaeva nägema või neid seal kuidagi lahti nikerdama. Nii et see padja pool mõjutab iseenesest heli väga, väga palju ja on ka muide klappe, millel ongi ka järelturul või saadaval erinevat tüüpi patjasid, aga see on juba muidugi läheb väga peensustesse. Et ühesõnaga, need Sennheiserid olid väga head ja veel siis ma ütlesingi siin 4-5 mudelit, et tegelikult mõlemad HiFi-mannid, need olid siis planaar-driveritega ka ausalt väga head, hinnaklass muidugi HiFi-mannidel. HiFi-mann on Hiina tootja ja HiFi-manni planaarvaljukatega klapid Ananda Nano olid seal meil ja Aria Organic, mõlema hinnaklass tegelikult 1000 kanti, et Anandad on seal siis 800 ja Organicud on juba üle 1000, nii et väga soodsad nad enam ei ole, aga head ja kõige kallimad olid siis Focal Clear MG-d, Prantsuse firma, et hästi sellised tüsedad, et kui need Sennheiserid ja HiFi-mannid olid nagu pigem sellise särava soundiga, vaat siis Focal Clearid olid sellised hästi rahulik, selline, kuidas ma ütlen, tuhmon kõlab halvasti, aga pigem selline mahe ja ei ole sellise metsiku kõrgete sageduste müriaadiga sind rünnatud. Ja samamoodi Mese audio, muide Mese on Rumeenia bränd, aga ka selline HiFi maailmast täitsa tuntud, audioentusiastid ilmselt teavad. Mesel ka 700 euroses klassis ka olid väga head klapid ja pean ka ütlema, et need samad kõige odavamad võrdluses, mida alguses juba mainitud, see Beyerdynamicu TT700 Pro X 250 eurot. Selle raha eest või isegi kui see hind kõrvale jätta, siis võib öelda, et nad olid ka väga head klapid, väga hea siukse mõnusa bassiga, samal ajal ka väga tõhusalt passiivset müra summutavad, sest nad on kinnist tüüpi. Nad ei ole siis tagant lahtised, et sina ei kuule seda, mis mujal toimub ja vastupidi. Ja ka sobivad täitsa siukseks, kui ära harjuda, miks mitte ka profitööks ja selle raha eest väga, väga head ja isegi ma jätan selle raha eest ära. Nad ongi tegelikult korralikud klapid. Ja vaat sealt edasi läks nagu natukene, samas jah, need Sennheiser HD 660 S2, need olid 500 eurosed klapid. Ka enam-vähem okeid, aga vaat sealt edasi läks nagu natukene juba siis keerulisemaks, et sest Audesel olid seal küll ka 900 eurosed planaarklapid meil võrdluses. No vaat sealt, Audesedest ma arvan pigem tasukski rääkida siis, kui me võtame need kõige kallimad Audesed ka, mis olid siis LCD 5. Need maksid siis 5500. Et nendega võib algusest tabada sind kerge üllatus ja mitte võib-olla väga heas mõttes, et eriti kui sa ühendad need klapid, nagu Meelis küsis omal lihtsalt arvuti külge ja siis võid avastada, et kuhu see 1000 eurot küll läksid, et helisse need küll tunduvad olevat minenud või kuidas öeldakse, läinud. Nii et nendest võiks eraldi rääkida ja Tenonid olid seal ka veel, Audio Market jäi mul enne mainimata ja Audio Market müüb Tenoneid ja Tenonid tulid Audio Marketist, Tenon AHD 7200, Tenonil on kolmed klapid tegelikult ongi 5200, 200 ja 9200, et nendel vahed on suhteliselt marginaalsed, pigem nagu sellises disainis ja koostöö kvaliteedis. Tenonid olid ka siuksed mahed, Tenoni kuidagi sound, ma ei tea, jaapanlastele võib-olla meeldibki selline, täpselt siuke keskmised natuke maha keeratud, kõrgeid nagu väheke rohkem ja detailsust nagu vähem, selline soe ja tüse. Ja kõige lõppu jäid ühed vanad Focalid, Focal Elear, mitte Focal Elear, vaid Focal Elegia. Ja ka mitte üldse odavad klapid, need tulid Audiocitist siis mõlemad Focalid ja vana mudel, aga sai küll põetudki selle mõttega, et kuulata, et kuidas siis nüüd on. Nad olid omal ajal kuidagi populaarsed, aga
mind on nagu väga seal tekitas nagu küsimusi ja samuti ühed Bayer dünaamikud, mis seal siis olid meil 600 eurosed. Need olid siis DT 1990 Pro Mark 2. Ka kuidagi väga keemilised jällegi, et vaat see on see koht, kus siis täpselt need nüansid said halvasti kokku, millest ma just rääkisin, et oleks seda naturaalsust rohkem. Vaat selline pikk jutt kõrvaklappidest ja endiselt, kui te ikkagi tahate, siis tahate muidugi arvutiga kuulata, siis ma ütleks, et siis tasuks ka võtta mõni väike väline võim või võimendi või konverter, nad on ka tihti ühes tükis. Üks tore bränd, kes toodab neid suures valikus ja üldse mitte liiga kalliste hindadega, liiga kalliste all ma siis mõtlen ikkagi 3-kohalisi hindasid ja seal 100 ülespoole, mitte väga palju on IFI, mitte siis HIFI, vaid IFI. Ja valielis on HIFI nende pisikeste takkide ja võimendite valik ka täitsa asine, et see tasub igal juhul võtta, et kui sa tahad panna siis sülearvuti külge omale korralikud klapid, siis võta selline pisikene IFI takk koos võimendiga, seal saad veel natuke võib-olla mingit toonikorrektsiooni mõne mudeli puhul teha ja siis sa ikkagi tunned ennast nagu tõeline helientusiast, sest võib-olla jah, kui sa ostad sellised ütleme seal 800 eurosed klapid ja siis pistad neid omal sinna läpaka väljundisse, siis võib-olla see ei ole nagu kõige õigem kombinatsioon ka enda ja teiste vastu ausaks jäädes, kui sa juba sellise raha kulutad. No väga hea soovitus. Tähendab siis ikkagi, ma arvan, et kokkuvõttan, et tuleb jõudu soovida selleks teekonnaks kõigile, kes tahavad neid HIFI klappe siis valida. Ja sinu materjali saab siis lugeda värskest ajakirjast. Loodame, et see millalgi seal juba on või ka netis. On seal olemas jah, netis jõuab varsti. No selge, aga nüüd lähme oma saatega edasi, meile tahtsime rääkida autost, mida me tõmbasime rihmast. Ja kui tegelikult alustada algusest, siis mulle jäi üks päev silma mingi veider reklaam, veidra autofirma kohta, veidra nimega. Meelis ütles, et talle jäi see auto tänaval silma. Ta sõitis must mööda siis, kui ma olin oma autoroolis. See möödus sinust vaikselt ja kiiresti ja selle peale Glen läks kohe selle autoga sõitma ja selle auto nimi on, ütleme siis ära, Lynk & Co. Mina imestasin just selle pärast, ma olin küll sellest firmast varem kuulnud korraks, aga ma ei olnud nagu näinud Eesti numbriga Eesti tänavatel. Et see oli minu jaoks üllatuse aasta seal. Et see on siis, ütleme siis jah, selle põhifaktid selgelt ära, et see kuulub samasse sinna gruppi, kuhu Volvo, Geely on vist selle grupi nimi Hiinast ja teda müüakse ametlikult Eestis. Ja, et seal kui juba seda mainida, siis Volvo puhul, kui ma olen aru saanud, vist on see Geely Holding vist kas ainuomanik või aga Linkiga oli selline lugu, et Link kuulus algselt ka Volvole mingi protsent, kas oli mingi 30 umbes täpselt ja siis alles väga hiljuti Volvo müüs selle oma osaluse maha Zeekrile. Zeekr on ka üks Hiina autotootja, Zeekr. Kes ka hoolega Euroopasse tuleb siin järjest. Ja täna peaks see Link olema siis nüüd, kas oli 51 vist Geelil ja siis 49 Zeekril. Need kaks on siis selle... Zeekr omakorda kuulub ka Geelile. Ja samuti on seal veel Puntras veel ka Polestar, eks ole. Nii et... Jah, sest Geely puhul vist on minu arust see kõik tundub jube segan, et on olemas mingi Geely Holding, siis on mingi Geely, kas oli automotiv või mingi asjaga, see kõik on nagu teatavad toidud läbisegi, et aga põhimõtteliselt tuleb jah, natuke nagu samast siis disaini ja kontseptsiooni ja nurgast nagu ka Volvo, et eks see Lynk siis rõhutab ka ikkagi sellist Skandinaavia ja põhjamaist disaini ja kõike seda oma turunduses kõvasti. Ja samuti siis Infoauto, kes tegeleb ka Volvoga, on siis täna nüüd just sisustamas omale Lynk. Ta on tegelikult nagu Link, aga see on Y-iga, et oleks seda ägedam, et Lynk & Co salongi. Muide see nimi tundub tõesti ka ju esmapilgul üsna jabur. See on nagu mingi advokaadibüroo nimi või midagi sellist. Ja seda nime tausta siis ka uurisin muidugi, et mis nimi see selline on. Ja ega nimi saigi siis alguse sõnast link, et tegelikult selle autole pandi siis mitte ukselink, aga see link, et oleks asjad omavahel ühendatud, sest see alge kontseptsioon, milleni me ka võib-olla korraks jõuame, oligi, et ühendada omavahel siis asju ja tehnoloogiaid, aga et nimi Link tundus kuidagi igav, siis pandi sinna Y, et oleks šefim natukene, aga kuidagi Link tundus ka nagu hõre ja siis mõeldi, et paneme sinna & Co ka järgi, et see nagu meenutab selliseid ägedaid nimesid, kus on siis see
and-märk ja siis teine pool ka, et siis ta nimeks sai lihtsalt Link & Co. Aga kui tulla nüüd selle auto juurde, siis tegelikult ta tõmbas tähelepanu sellega, et ta tundus paberi peal selline piisavalt hea varustuse, hinna ja sõiduomaduste suhtega auto. Ja siis Glen, sa läksid ja sõitsidki sellega. Kuidas sõita oli? Noh, kui me räägime kuidagi ta heas mõttes ütleme tema kohta Hiina auto, siis meie tänavatel ju Hiina autosid on tulnud juba üksjagu ja kahtlemata on see Link & Co võib-olla, ma ütleks siis selle GVM Ora kõrval. Mina liigitaks küll ka järgmine tõesti nagu kena Hiina auto, sest et need teised Hiina autod, kes meil siin ringi liiguvad, on ikka väga koledad Hiina autod, et disain on tal tõesti ilus ja ta näeb välja pildi peal kuidagi väga selline nupsik või väike, aga see on natuke petlik, et on see Ioniq 5 efekt, kuna tal on ülisuured rattad. Ehk et no valida on, kas on 19 tolli või 20 tolli, aga noh, vastavalt refi profiil on ka siis õhem või paksem, aga 20 tollisel mudelil samuti on 245 refid, et tal on suhteliselt pontsakad refid veel 20 tolliste rataste peal, mis tõttu ta pildi peal näebki välja nagu väiksem, sest kui sa vaatad pildi peal autot, millel on hästi suured rattad ja mis ise ka ei ole kõige väiksem, siis ta nagu tundub pildi peal selline, et see on ju päris tore pisikene auto, aga päris elus vaadates on ta lihtsalt nagu natuke suurendusklaasi alla sattunud. Nii et ta on sellist linnamaasturi heas mõttes, sellist linnamaasturi tüüpi natukene, see on linnamaasturi kupee. Väiksem linnamaastur või jah? Just, et ta on ka sama platvorm muide nagu Volvo EX30, mis on elektrikas, aga peaks olema 30 centimeetrit telje vahe pikem. Jah, et see on selline klass autodest, mis on see väga hägune, mis on nagu SUV, suur mahtuni või selline luukpära ja kupee. Et see on see nagu mingi hübriidklass tänapäeval. Sellel Link & Co'l on füüsilised nupud või on see samasugune Tesla koopia, nagu on see Volvo X30? Lühike vastus on jah, või tähendab selles mõttes, et tal ei ole füüsilise nuppe või siis ei. Okay. Et ta on ikkagi suhteliselt nupuvaba auto. Aga seal on üks siis see põnev detail on, et nupp ei ole, küll aga armatuurlaual on rihm, millest sa saad tõmmata. Jaa, aga võt sellega... Räägime selle loo ära kohe, sest et see jääb nagu kommitama, miks on auto armatuurlaual, ikka siuke rihm nagu aasakene, kus sa tõmbad. Kas siis nagu klosetipotist tuleb vesi või mis siis juhtuma hakkab, mis rihm see on? No selle taga on lugu küll, aga selle looga on selline lugu, et võib-olla Eestis seda lugu üldse ei saagi käima. Et tegelikult selle taga on see lugu, mis oli selle Link & Co kogu algne selline toote või filosoofia kontseptsioon. Et nad siis plaanisid ja nagu ma aluras, nad isegi plaan on teostunud mõnedes riikides, ka Euroopa riikides, sellist teenuse ja rendipõhist auto kasutamismudelit. Ehk see tähendab seda, et sa siis mitte ei osta autot endale siis liisinguga või kuidagi muud moodi, vaid sa lähed nagu uksest sisse ja rendid omale auto, maksad kuutasu, kuu oli miinimumaeg ja siis saad omale selle auto. Aga see ei ole veel kõik, et siis kui sa oled selle auto omale saanud koos igasuguste kindlustuste ja kõigega, et sa ei pea nagu muretsema, et sa ei pea näitama, et sa oled maksejõuline, lihtsalt sa paned selle 1 kuu tasu letile ja see ongi sinu maksejõu tõestaja. Aga siis on sul kohe sinna platvormile äppi kogu sellesse, mis on siis ökosüsteemi sisse ehitatud võimalus ka seda autot ise välja rentida, ehk et see sama mudel nagu GoMore ja Autolevi on siis kohe Link & Co poolt pakutud. Ja võt seal tuleb mängu see rihm, mida tõmmata. Et see tähendab siis seda, et kui sa oled oma auto rentinud kellelegi teisele välja ja see keegi teine läheb istub autosse, mida sina saad siis kaugelt avada, võt siis peab see keegi teine tõmbama nüüd seda rihma. Ja kui ta tõmbab seda rihma, siis peaks sinna ekraanile või kuskile vist tulema mingisugused QR-koodid või sealt edasi me on ka jõudnud, sest see sealt edasi täna Euroopas, vähemalt Eestis ka see olukord ei toimi või see süsteemi tööta, sest ta palub nüüd edasi ennast autoriseerida. Aga igal juhul siis see rihma tõmbamine annab siis võimaluse teisel inimesel nii-öelda ennast identifitseerida kui selle auto võtja. Nii palju ma olen aru saanud, et kui kellelgi on sellega personaalne kogemus, siis ta võib kohe parandada, et äkki ma eksin nendes detailides. Aga igal juhul see rihma tõmbamine on siis just nimelt selleks, et sina saad oma auto välja rentida ja siis see inimene, kes läheb rendib selle auto välja, see tõmbab siis rihma ja siis ta identifitseeritakse ära. Ja selle ärimudeli mõte ongi siis see, et sa oled omale
võtnud siis selle Link & Co auto, maksnud seal selle kuutasu, mille suurus, mis tänase seisuga selle mudeli puhul ei ole küll olemas või ei pakuta, aga 01 on teine mudel, mis on ka Link & Co olemas. Nii palju, kui ma netis ringi kaevasin, Saksamaal peaks see suurusjärk olema 550 eurot kuus. Et siis, kui ma ostan selle 550 eurost või rendin 550 eurost kuus, siis mul on võimalik seda hakata kohe välja rentima inimestele ja inimesed siis omakorda lähevad autosse, tõmbavad rihma ja maksavad siis mulle vastavalt tariifile kokkuleppele, seal on see siis 8–12 eurot tund või mingisugune, mis iganes 20–30 eurot päev, ehk see hind, mille mina ise oma autole siis määran ja mul on siis justkui võimalik teenida raha tagasi, nii et Link & Co ja selline loogika ongi siis põimida omavahel need mudelid kokku, aga veel kord, see ei ole see suund, millega nad nüüd praegu on Eestis esindatud. Eestis täna ikkagi saad neid osta sellisel traditsioonilisel kujul ja õnneks või kahjuks on hinnad väga väikesed. Jah, ja ütleme nii, et väga väike on selline liialdus, aga see on üllatavalt soodne arvestades, et paljude Korea ja Aasia autode, elektriautode hinnad lähevad sealt üle 60 000 uuena. Et Link & Co siis 02 on see auto, millega me sõitsime ja neil on 2 valikut seal olemas, oli vist Core ja More. Core on tõesti väga basic, nagu sõna Core tähendab, selle hind on 36 000 ja selle eest sa ei saa siis muu hulgas ka soojuspumpa. Et see on nagu asi, mis meie oludes. See on suur miinus. See on suur miinus, et ja siis paned 4000 juurde ja see varustus on tegelikult, see on täiesti premium klassi varustus. Seal on loomulikult soojuspump ja seal on kõik muud toredused, klaasist katused ja kõik põhimõtteliselt, mis üldse olla saab, on siis seal sees ja see maksab 40 000 ja tegelikult selles hinnaklassis võib öelda, mina ei tea, kas üldse on olemas midagi, mis samaväärselt sõidaks, et see auto tõesti, mulle ta meenutas sõidu omadustelt väga Nissan Ariat, aga Nissan Aria samamoodi, kui sa ikkagi seda luksuslikumasse sellisesse trimmi keerad, siis ta ei maksa enam 40 000, sest et see Link & Co on nagu võimsusnäitajatelt ka ikkagi üsna terav, ta on 5,5 sekundit 100-ni kiirendus, samal ajal ta on selline mugav, ta on pehme auto, ta on vaikne auto, et ma ütleks nagu märksõna ongi pehme, et ta ei ole selline kihutamise auto, olgugi et temaga võib ka kihutada, aga sa lihtsalt tunned, et ta lihtsalt vaikselt läheb, et ta pigem on selline nagu kas, ma ei tea, Mercedese sellist klassi väga meenutab seest, et ta on ülivaikne, ma ei saa kohe seda ära rõhutada, kui vaikne ta on võrreldes näiteks siin võib-olla Kia või Hyundai'ga, rääkimata Teslast. Et on tõesti vaikne, vaakgrupi autod on ka muide vaiksed, et ta on ka sinna samasse kanti oma heliisolatsioonilt, aga need samad suured väljed ja see vedrustus, tõesti ta on selline premium auto tunnetuse ka, et see on väga kihvt, aga muidugi seal on selliseid kiiksed, neid kõiki ma ei jõua siin praegu ilmselt enam ette lugeda. Et nuppe ei ole, Meelis küsis, kas on nuppe, seal ei ole nuppe, nendest võib-olla ei tunnegi väga suurt puudus, et seal oli koht tõesti, et roolisoojenduse jaoks siis kogu aeg sul tuleb valida ekraanilt see üks vajutus, samanlaised kliimavalikud ja need on selle ekraani all olemas. Mis tal on ja mis on omamoodi lustakas ja naljakas ja tore, tal on siis ka loomulikult häälabiline, kelle nimi on alati Frank, seda ei saa muuta. Kui sa ütled, hei Frank, siis reageerib Frank ja teeb seda muide väga täpselt või väga sarnaselt omaaegse Michael Knighti auto häälega. Ehk et selle Kitty häälega on see Frank. Ja Frank ostab siis... Ja sellega käib kaasas ka sükke vahva nagu visuaalne illustratsioon või liigutus. Jaa, sest sellele tal ees nii-öelda siis kuidas ma ütlen, selle konsooli all või on tal sükke hästi kihvti lahendusena selline 3D või selline LED-riba, mis on siis peidetud natukene sellise klaasi taha, aga mis ulatub siis horisontaaltasapinnaliselt veel edasi, et ta näeb selline nagu selline väikene reljeefne LED-maastik, mille värvi sa saad valida, mis muide näitab sulle ka mingid suunatulesid või lihtsalt ambient valgust. See on selline triip, mis siis on 2 istme ees, selle esiklaasi all nagu või seal, kus on kindlalaegas, selle kohal jookseb uksest ukseni. Ja siis kui Frank räägib, siis tõepoolest see samamoodi pulseerib niimoodi punaselt, nagu siis meenutab natuke. See on ikkagi see Kitty sellist skännerit, mis seal ees oli. Aga kahjuks ta ei ole veel piisavalt tark, et ta teeb küll lahti seal aknaid sul ja tagaluuki teeb lahti ja isegi raadiokanaleid suutis ta häälestada. Aga ikkagi paljude asjade kohta ta lihtsalt teatab, et sorry, I can't help you with that. See on see tema väljend, ja muidugi mida ta siis ka teeb, see terve auto.
et ta kogu aeg jälgib siis sind ja sinu tegevust, mis on nagu mõnevõrra tüütu, et kui sa juba haigutad või vaatad kõrvale, siis ikkagi meenutatakse sulle erinevate kõllidega, et palun vaata nüüd teed ja see on see uus reaalsus, mida on väga raske harjuda, et sa sõidad ja armatuurlaua juures on 2 infrapunakaamerat, mis kogu aeg sind jälgivad. Et noh, see on ikkagi, pole midagi öelda. Ma saan aru sellest liiklusohutusest, ma saan aru ka võib-olla mingit personaliseerimisest, 100 asjast saan aru, aga sellega on ikkagi nagu tead midagi, kogu aeg kriibib nagu. Seda on ka väga tüütu välja lülitada, isegi tegelikult ma vabandan, sa ei saagi vist sellel autol konkreetselt seda tähelepanu jälgimist ei saa seda, jah. Küll sa saab välja lülitada selle, mis on teine häiriv asi, ka on see kiirusest ülemineku hoiatus, mis siis kui sa ületad piirikiirust mõne kilomeetri võrra, siis kostavad sellised erinevad kõllid ja plinnid ja plännid. Ja need jäävad siis ikkagi vaid, kui sa otsustad nagu järjekindlalt kihutada, aga iga kord, kui sa sellest piirangust üle lähed, nad kostavad, nii et ega kokkuvõttes selle linkiga sõites ka ma kuidagi juba harjusin sellega ära, et küll tegi ta kõvemaid plinge, kui ma haigutasin või vaatasin kõrvale, vaiksemaid plinge, kui kiirus läks suuremaks, siis võib-olla ütles Frank midagi, et natukene selline, jah, ma ei tea, kas ta on nagu, et kas ta nüüd päriselt aitab mul vältida liiklusohtlikku olukorda, ma ei ole selleks väga kindel, et ma ei tea, et see võib-olla need on vist osaliselt ka lausa mingid euronõuded, et seda selles ei saa süüdistada nüüd vist üldse seda Link & Co'd, sest minu arvates uuemad autod kipuvad vist seda jälgimist tegema rohkem või vähem, teised ka. Ei, seda küll, jah. Ja mis võib-olla natuke lahendusena oli siukene, ka mind häiris, oli see, et kui Frank rääkis alati eraldi kõlarist, siis suunatule klõps ja vaat need teavitused ja kõik muud plingimised, need tulid nagu sellest ühest kõlarist või ühest audiokanalist. Ehk et kui suund oli sees, muide suunatuled on tal siis ka sellised, kuidas ma ütlen, Tesla stiilis. Ehk et nad on sellised, et see suunatule kang ei fikseeri siis ennast ära asendisse, vaid alati on keskel. Ja sul on lihtsalt valida, kas sa siis vajutad sellest kangist nagu lõpuni, siis jääb nii-öelda suund sisse. Kui sa vajutad kangi vähem, siis ta teeb oma 3 vilksu. Aga kui sa vajutad ta lõpuni, siis ta läheb jälle keskele tagasi ja suund jääb vilkuma. Ja suund ka klõpsub. Aga vaat siis, kui kostavad need hoiatused, siis ka suuna klõpsumine kaob ära. Nii et mina ikkagi leidsin ennast tihti olukorrast, kus ma ei saanudki aru, et sul jäi suund sisse, siis see suund ei klõpsu ka, sest et need plingid kostavad samal ajal. Siis ma vaatan, assa kurat, et suund ikka vilgub. Siis ma lähen juba paanikas, kuidas ma ta suunda nüüd välja saan. Ja kui ma siis tõmban kangi teisele poole, tegelikult saab suuna välja nii, et kui ma lihtsalt seda kangi natuke liigutan. Aga sa võib-olla rapsid nii, et sa tõmbad selle teisele poole lõppu, siis hakkab suund teisele poole vilkuma. Ja snaga mõnigi kord oli nii, et ma kuskilt reastusin ringi ja siis ma juba näitasin ühele poole suunda ja teisele poole suunda ja siis kõik plingis ja vilkus mul autos. Nii et see vajab natukene harjumist, et selliseid kiiksi seal ühesõnaga on, aga et mitte nüüd jäädagi see autosse lõputult kinni. Selle raha eest kihvt auto, aku 66 kilovatt-tundi, sõidab seal umbes 300-400 kilomeetrit, võib-olla ei ole väga öko, aga suured rattad on all. Et igatahes, kui selle raha eest tahad sellist mugavat ja mõnusat autot, ma täitsa soovitaks, et minge sõitke, et see auto on täitsa nüüd meil olemas siin, paraku nad tabloosid panevad sinna oma maja külge ja Link & Co esindus on seal järvel kenasti olemas, kus saab minna neid katsuda, et soovitusena tasub see auto küll ära proovida. Just. No nii, aga me oleme tegelikult jõudnud nii kaugele, et täna tehisintellekti uudised lükkame järgmisse korda. Meil on ka tulnud tiksunud meie postkasti kirju kuulajatelt, need on seal huvitavad, põnevad. Need me kogume ka ühe portsu kokku ja siis esitame ja kommenteerime ja võtame ette. Senikaua saatke meile ka ikkagi edasi digisaade @geenius.ee. Muide ma praegu vaatan, et ma rääkisin küll autost ligi pool tundi, aga me jätsime ju mainimata ikkagi 2 või 3 sellist kõige olulisemat omadust. Selles autos on sisse ehitatud selfie-kaamera. Jah, see on see number 1 põhjus tegelikult, miks autot ostetakse. Just, sellel on see nüüd olemas. See on olemas, et me saame mõlemad siis olla pildis, nii-öelda siis kaassõitja ja juht, küll mitte sõidu ajal, aga seistes võime me siis teha endast videot, teha endast fotosid. Kui me tunneme ennast natuke väsinuna, siis on võimalik valida meil, kuidas ma ütlen siis, rest mode ehk et vaadata siis lõkkeprõginat suurel ekraanil või kuulata merekohinat, istmed lastakse kohe automaatselt lamamistooli asendisse ja siis me lõõgastume ja kui juhtumisi pikalt sõidul tunned, et silm hakkab kinni vajuma, siis võib hoopis aktiveerida refresh mode'i,
mis hakkab mängima sellist natuke koomilist ja raju mingit funky või metal sugemetega biiti ja puhuma sulle näkku jääkülma õhku. Nii et vaat need 3 võimalust on olemas. Need on väga olulised asjad kõik ja kui sa jääd seisma, siis sa võid teha endast alati paar selfit, kuidas see mõjus. See on tõsi, jah. Need 3 punkti tegelikult on veel põhjused, mida võiks ise järgi proovida selle auto juures. Just. Aga sellega me tõmbame siis tänase saate otsad kokku. Ootame teilt vastu Kaja ja ise lubame tulla tagasi uute teemade ja mõtetega juba nädala aja pärast.